See on Raadio 2. Raadio 2 suvehommik. Tõsi ta on, see on Raadio 2 ja suvehommik. Mina olen Triin Tähnas, kell on saanud 9 ja 11 minutit. Käime on läinud meie saate viimane tund ja minul on siin stuudios koha sisse võtnud külaline Malle Koido, kes on suur jalgpalli entusiast ja ärinaine ja hakkama saanud ka raamatuga Minu Rio de Janeiro elujanus olümpialinn ja sellest kohe siis pärast järgmist lugu ka räägime. Bändisärgi suvi. Bändisärgid on head. Rääkige nendest. Armastage neid. Tooge nad kapist, sahtlist, kummutist välja. Uuri järele www.r2.ee ja löö kaasa. #Bändisärgi suvi. Tere hommikust kõikidele Raadio 2 kuulajatele. Siin on suve hommik ja mina olen Triin Tähnas ja minul on külaline Malle Koido siinpool. Tervist! Tere hommikust! No
Malle, me hakkame sinu raamatust Minu Rio de Janeiro ka varsti rääkima, aga räägime siis kõigepealt, kes sa selline oled. No mina tean seda, et sa kirjutad väga hästi ja sinu suureks kireks ja nüüd ka sinu tööks on siis jalgpall, mis tegelikult on olnud niimoodi juba aastaid, et kus see jalgpalli hullus siis ja suur kirg tuleb sellisel ilusal blondil naisterahval. No ma pean ütlema, et Malle ei ole mingi selline musklis väike poisilik tüdruk, kes vabal ajal ilmselt jalgpalli tahab, et võib-olla mängid ka, aga Malle on selline väga naiselik, pikkade blondide juustega ja ta on kirglik jalgpalli suhtes. Mis värk sellega on? No tegelikult ilmselt, kui ma nagu väike olin, siis viiski nagu üks asi teiseni ja pärast saanud sellest jalgpallist enam välja. Et muidugi nagu kõik lapsed, siis ka meie mängisime muidugi loomulikult hoovis jalgpalli ja siis oli minu vanem sõbranna otsus, et läheb Florence trenni. Ja nagu alati on, siis ta võtab sõbrannaga kaasa. Ma väga alguses ei tahtnud minna, mõtlesin, et ma ei tea, et ma ei ole ju selline nagu tippsportlane ja lõpuks ma ikka läksin sinna trenni. Ja muidugi hakkas väga meeldima, sest jalgpallis ju tekib selline tunne, et sa nagu kuulud meeskonda, sul tekivad omale sellised suhted seal ja jalgpall on selline tohutult selline kaasahaarav, inspireeriv asi. No lõpuks jalgpallt nagu minust ei saanudki, aga see pisik oli siis juba külge jäänud ja eks see siis sealt läks. Ja olengi siis nüüd viimased 15 aastat kogu aeg nagu töötangi plaaniga, et jalgpall on just täpselt õige asi minu jaoks. No peale selle, et sinust nüüd jalgpallurit päris ei saanud, siis mis see esimene nii-öelda siuke suurem ettevõtmine selles suunas oli, et ma nüüd hakkangi nagu jalgpalli vallas nii-öelda raha teenima? Et mis need variandid on, et kui sinust jalgpallimängijat ei saa, siis mis sinust saab? No eks see variant ei ole ju tegelikult mitmeid ja asi ei olegi niivõrd kinni raha teenimise, asi on ikkagi pigem kinni selles kires selle jalgpallimängu vastu ja tahtmises ka siis ise kuidagi selle arengule kaasa aita kas Eestis või siis üldiselt maailmas. No tegelikult on selline lõbus lugu, et kui ma olin siuke 15-aastane tüdruk, siis oligi, et ma läksin Eesti Ainsi jalgpalliagendi kabinetti, leppisime kohtumise kokku ja siis ütlesin, et ma tahaksin siis nüüd ka pikemas plaanis saada jalgpalliagendiks, et mida ma peaksin õppima, mida ma peaksin teadma, millised oskused selleks vajalikud. Ja loomulikult, kui selline 15-aastane tüdruk siia tuleb, siis on selline üsna nagu ootamatu lugu, eks. Aga tegelikult alati loomulikult Eestis on palju inimesed, mida hästi palju aidanud ja hästi palju inspireerinud ja nõujõuga abiks olnud. Ja siis mingil hetkel otsusingi, et kui ma nüüd tahan seda tõsiselt võtta, siis peaksin minema ilmselt Inglismaale, kuna Inglismaa on ju ikkagi selline jalgpallimekka, jalgpalli sünnimaa. Ja läksingi siis Inglismaale ilmselt Euroopa ühte tippspordiülikooli Loughborough'sse just selle eesmärgiga, et ma siis nüüd siin õpin ja samal ajal ka, kuna see on selline ülikool, kus käivad palju treenerid ja muud jalgpalliga seotud inimesed just õppimas, siis ma saan siit kontakte ja ilmselt see aitab mul siis kuhugi edasi jõuda. Et nii see alguse sai ja pärast ülikooli oli mul ka natuke õnne sellega, et sain tööle sellise klubi nagu Leicester City, kus ma siis töötasin avalike suhete osakonnas ja näiteks korraldasin peatreeneri pressikonverentse, tegelesin siis mängijate nii-öelda avalike etteastumistega, heategevusüritustega, mängudega, kõige sellega, mis oli jube huvitav ja jube hariv. Ja hiljem sattusin siis tööle Nike'isse, kus ma siis tegelesin jalgpallireklaamidega ja juba siis viimase paari aasta jooksul sai selgeks, et nüüd on õige aeg astuda see samm nii-öelda ise tegutsemise ja siis jalgpalli agendiks hakkamise suunas. Kuidas see siis oli, et kas selleks on ka nagu, ütleme nii, et kui ma tahan minna kunstiülikooli, siis mul peab portfoolio olema, et kas sina ka pidid oma tehtud üritustest ja sündmustest ja kontaktidest portfoolio koostama ja läksid sinna mingisuguse firma ukse taha ja ütlesid, tere, mina tahan nüüd saada agendiks. Kuidas see käib? No päris portfoolio selleks vaja ei ole. Aga see on ka selline töö, kus keegi sulle ei hakka kätt hoidma, ei hakka ütlema, et vot nii nüüd asjad käivad, me nüüd aitame sind. See on üsna selline maailm, kus sa pead kiiresti oma jalgadel seisma hakkama ja kiiresti ise oma asju tegema hakkama. Et
isegi kui sa oled nagu selline noorem inimene 21-22, siis see päris ei ole õige koht. Õige koht inimese jaoks, kellel ei ole nagu piisavalt seda kogemust ja kontakti jalgpallimaailmas, kuna lõpuks ikkagi sinu kätes on teiste inimeste karjäärid ja mingil määral isegi nende elu ja heaolu. Et sa pead seda tehes teadma, et sa saad selle tööga hakkama, et sa suudad midagi ära teha. Aga jah, tegelikult päris nii ei ole, et sa lähed portfooli kuhugi ukse taha. Pigem käib see nii, et sa peadki alustama oma ette ja midagi ära tegema, inimestele näitama, et sa tõepoolest suudad midagi ära teha ja siis hakatakse siin natuke tõsisemalt võtma. Milline oli su esimene siis selline mingi suurem ära tegemine? No ma loodan, et need suuremad on veel ees, aga eks mul on ette need ütleme 20-30 sellist väiksemad lepingud Inglismaal ja siis ka erinevad suuremad asjad, kus ma olen erinevate teiste agentide koostööd teinud. Millega siis päevast päeva üks jalgpalliagent tegeleb? No raske on öelda, et meil on selline tüüpiline päev, aga hästi palju aega möödub muidugi lennujaamades ja rongijaamades ja telefoni otsas. Hästi palju on kinni just selles, et kui palju ja kellega suhtled ja kui palju sa asjadega kursis. Kuna sa pead ju tegelikult siiski säilitama oma suhted ja oma teadmised kõigist erinevatest klubidest, kellele sa võib-olla siis mängijaid pakud. Sa pead olema kontaktis mängijatega, sa pead teadma, kuidas seal parajasti läheb. Sa pead oskama neile iga asjaga nõu anda. Et see põhimõtteliselt hästi palju tegelikult aega möödubki telefoni osas lihtsalt saada informatsiooni, et mis, kus ja kes parajasti ja mis on toimumas. Et siis õigel ajal oma asjadega siis sinna juurde tulla ja väärtusliselt. Suurepärane, minul on külas Malle Koido, kes on siis jalgpalliagent ja just saanud ka maha raamatuga Minu Rio de Janeiro, millest hakkame varsti ka lähemalt rääkima. Kuulame vahepeal muusikat ja siis lobiseme edasi. There's a rainbow in the sky all the time. Don't be blind. There's a rainbow in the sky all the time. Don't be blind. Don't be blind. Said you, I'm living in my fantasy. But it's you who are blinded from reality. And the material world means so much to you. You just can't get what I'm telling you. There's a rainbow in the sky all the time. Don't be blind. Don't be blind. There's a rainbow in the sky all the time. Don't be blind. Don't be blind. 'Cause in a town called Sorrow there was joy, yes, and there I met the painless tear. Freed, he expressed emotions that egos fear. My life is full of colors, yeah, my mind is clear. There's a rainbow in the sky. Rainbow in the sky. Found our mercy in every sunrise. I am born again from the womb of the night. All I have left behind.
sky. Rainbow in the sky. Niimoodi kõlas siis Ziggy Marley ja mina olen Triin Tähnas, te kuulate suvehommikut, see on Raadio 2 ja me hakkame siin juttu puhuma Malle Koidoga, kes on siis elab ja asub praegu Madridis ja töötab jalgpalliagendina. Räägime sellest, mida see töö siis täpselt tähendab. No Malle enne, kui me siin muusikat hakkasime kuulama, sa ütlesid, et jah, sa reisid ringi ja mida see amet endast siis tähendab, sa veedad hästi palju aega lennujaamades, rongijaamades. No vist ei pea mainima, et sa seal aega lihtsalt veedad, sa reisidki reaalselt ringi, eks ju. Et sa ei ole kodutu, sa ei otsi uusi talente, et sa ikkagi reisid ringi oma töö pärast. Räägi siis, kui palju ühel jalgpalliagendil reisida tuleb? No, eks see ole ikka ka inimese endas kinni. Aga eriti, kui sellest nagu selline noorem oled, et sul on ikkagi vaja kohtele pidevalt uute inimestega ja neile siis teada on, et sina ka olemas oled, siis vahepeal näiteks sellisel suvisel üleminekute hooajal tuleb vist 3-4 välisreis nädalas. Üks päev ühes riigis, järgmine juba teises. Ja samas kui on ka mingid turniirid käimas, näiteks hildisel Copa Americal, näiteks USA-s, seal tuli päris palju ringi reisida, et see on selline paratamatus, et kui sa tahad rääkida inimestega näost näkku ja nendega ikkagi suhteid arendada ja midagi ära teha, siis sa pead ka olema pidevalt nendega samas kohas. Oh, wow. No ma olen siin kuulnud erinevatest allikatest, et sina oled olnud ka oled seotud olnud Arsenali ja Manchester Unitediga. Kas see on mingi valeinformatsioon või on see mingi meedia üles puhutud teema või see on päriselt nii olnud? No ikka kõlab ju väga hästi, kui mingid suuri nimed sinna kuhugi sisse panna. Ei seotud on vist ikka väga suur sõna selle kohta. Aga kuna nagu eelmisel töökohal üks minu ülesandeid oli siis korraldada reklaamvõtteid ja üldse siis vaadata nagu nende maailma tipptase mängijate heaolu järele, siis tegelikult see on Inglismaa näiteks elades ikkagi ja jalgpalliala töötada üsna sinu töö loomulik osa, et sa käid sellises klubides, sa käid seal mänge vaatamas, sa räägid seal inimestega, et see ei ole nagu selline asi, mida väga tasub üles puhuda. Aga jah, näiteks eelmises töös sageli oli nii, et ma pidin näiteks minema kuhugi võttele, kus siis oli kohal terve Arsenali meeskond, siis me pidime seal korraldama, et kes mida teeb ja mida peavad kaameras ütlema ja mis ja kuidas. Mis oli muidugi väga huvitav, aga jah, et ei tasuta selleks nagu suureks staarli imetlemiseks vist üles puhuda. No mina olen väga jalgpallikauge inimene, eks ole, et minule Manchester United ja Arsenal ikkagi ütlevad midagi. Et kui sa oled käinud nende meeskondadega kas või võtetel, siis minu jaoks oleks see suur asi. No kuhu jalgpall sind siis viinud on siiamaani? Räägi nendest reisidest, kus sa käinud oled. No geograafiliselt peamiselt siiski Euroopa ja Lõuna-Ameerika, Aasia, Austraalia, et sellised riigid on natuke mindest kõrvale jäänud, aga kuna just nagu Lõuna-Ameerika on selline huvitav koht, kus on hästi palju häid mängijaid ja kus võib-olla mõnes kohas on kontaktid Euroopaga võib natuke nõrgemad, kui nad isegi võiksid olla, eriti just keele põhjal, kuna Lõuna-Ameerikas räägitakse väga palju hispaania keelt ja portugali keelt ja teisi keeli võib-olla mitte nii palju, siis just see on mul aidanud seal natuke rohkem jala maha saada ja samas on ka väga-väga huvitav näha, kuidas erinevates riikides mängitakse, milline tingimused seal on. Näiteks raamatusel on ka kirjutanud, kuidas Brasiilias poisid mängivad näiteks sellisel asfaltkattel jalgpalli või mängivad liivarannas seda. Või isegi nende näiteks kohalik mänguplats võib olla selline väike mudane väljak, kus nagu muru peaaegu ei olegi. Ja samas tulevad sealt nii mõnedki mängijad, kes on jõudnud maailma jalgpalli absoluutse tippu. Tegelikult on päris huvitav vaadata, et tegelikult selleks, et kuhugi jõuda ei olegi midagi väga palju vaja, on vaja seda tahet, seda nälga ja tõepoolest seda kirge ja armastust jalgpalli vastu. Mis on sul kõik olemas? Küll mitte mängimiseks, eks ole?
no millised on sinu jaoks olnud need kõige raskemad momendid sinu töös? Või no nüüd sa lased oma laial naeratusel siin üle stuudio võluvalt paista ja ütled, hei, see on iga päev nii lihtne. No ausalt öeldes ma ütleksin, et inimesed, kes on jalgpalliga seotud, ilmselt teavad, et agenditöö on tegelikult üks keerulisemaid asju selle juures, kuna just nagu ma enne rääkisin, keegi ei hoia sul kätt ja keegi ei tule sulle ütlema, et sa oled tore inimene, me tuleme ja aitame sind. Sa pead ikka seal väga-väga palju ise seda kõike tegema. No ja siis ma arvan tegelikult, et sellise suvise üleminekute hooaja jooksul igal agendil läheb ette selline hetk, kui nad mõtlevad, et no kas ma nüüd saangi nagu sel suvel midagi tehtud. Et kuhu üldse see kõik läheb. Naljaga pooleks me alati ju teiste agentidega teeme nalja, et no kui sel suvel midagi välja tule, siis ma pean päris töökoha otsima. Aga tegelikult on see ka mõnikord inimeste jaoks reaalsus. Et see on üsna selline kõrge riskiga töö, kus loomulikult on väga palju nauditavaid osi ja kus samas peab ka ikka väga palju pingutama, et jah, seda edukalt teha. Me enne siin, kui kaamerad, kui nüüd need mikrofonid töös ei olnud, me rääksime sellest, et kuivõrd see siis ikkagi on naiste töö. Ja siis tõid välja, et 95% agentidest on ikkagi mehed. Kuidas sinul siis imeilusa blondi tütarlapsena seal Hispaania ja Ladina-Ameerika mängijaid vahendades meeste maailmas orienteerud on? No tegelikult ma olen ju kogu aeg olnud meeste maailmas, alati juba sellest ajast saadik, kui ma jalgpalli mängisin ja hiljem siin Eestis näiteks ka meediala tegutsesin, ikka enamik kolleege on alati olnud mehed. Ja tegelikult ma ei tookski nagu väga välja seda, et kas inimene on mees või naine, kui ta on selline tore inimene, kui ta teeb oma asja hästi, siis inimesed ei hakka talle passi vaatama, et kes see selline täpselt on. Muidugi naisi on väga vähe, aga samas ka ma olen kohtunud hästi paljude toredate selliste abivalmis meesterahvased, kes mõnikord ongi selline, et tahavad nagu sulle rääkida sellest, mida nemad on teinud aastal 90-95 ja ka natuke öelda seda oma kogemust edasi anda ja lihtsalt tõepoolest siis natuke nõujõuga abiks olla, et kõik on nagu hästi-hästi positiivselt suhtunud sellesse. Aga jah, ma arvan, et tegelikult ei tasugi väga vahet teha, kas on mees või naine, peamine, et inimene oma tööga hakkama saab. Ilmselt tänapäeva maailmas ei olegi mõtet enam siin vahet teha meeste tööd, naiste tööd, eks ole, et kõik teevad kõike ja kui sa teed seda hästi, siis see ongi see, mis on tähtis. No, sellega ma olen nõus. No, sa rääkisid ära ka, mida mängijate siis vahendaja teeb. Kuidas see kõik üldse alguse saab? Mida see tähendab? Sa jälgid mängu ja mõtled, nii, selle tüübi ma peaksin tooma nüüd Madriidi mängima või mis moodi see käib? Oh jumal, seal on nii palju erinevaid stsenaariume. No mõni nendest võib-olla. No näiteks, kui ma päris sageli, ma olen viimase paari aasta käinud näiteks Kolumbias vaatamas nooremaid mängijaid, nii-öelda vanuses 18-23, kes siis potentsiaalselt võiksid tulla Euroopasse. Ja eks sa ikka, muidugi sul on mingi eelinfo olemas, et kes on näiteks koondides olnud. Oled ilmselt näinud mingisuguseid videoklippe. Meil on ka skaudid erinevates riikides, kes siis soovitavad, et seda mängijat on mõtet vaadata. Ja siis eks sa natuke seda inimest nagu õpid tundma, et kõigepealt muidugi milline mängijana on, aga milline on nagu isiksusena väljaspool platsi, et mulle alati meeldib teada nagu päris palju selle inimese kohta, kellega ma koos töötan. Ja oluline on ka, et millised väärtused tal on ja mis talle nagu selle jalgpalli juures hoiab. Et on ju mõned jalgpallid, kes on hirmus töökad, kes on iga päev esimesena trennis ja lahkuvad viimasena, nagu Cristiano Ronaldo näiteks. Ja muidugi on ka sellised mängijad, kes kelle jaoks jalgpall on pigem selline viis natuke raha teenida ja elus haljama loksale jõuda, et eks seda mitut laadi. Aga mulle muidugi imponeerivad rohkem sellised inimesed, kel on ka mingi väärtuste pagas ja kes on sellised toredad inimesed, kellega sa tahaksid nagu väljaspool platsi suhelda. Ja siis loomulikult, eks kõigil agentidel ole loomulikult teatud nimekiri mängijatest, kelle otsivad teatud klubid, nad räägivad pidevalt erinevate spordidirektoritega, klubi presidentidega. Ja siis, kui õigel hetkel see Euroopa klubi mängija otsimine ja see mängija, kellega sa parest tegeled, satuvad siis õigel ajal õiges kohas kokku, siis sealt võibki nagu midagi tulla. Aga tegelikult loomulikult stsenaariumi on nii palju, et sellest võiks kohe tundide kaupa siin rääkida. No tore, kuulame siit muusikat ja siis räägime sinu uuest raamatust ja sinu seiklustest Brasiilias.
this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. Tere hommikust Raadio 2 kuulajad, siin on suvehommik, mina olen Triin Tähnas, kell on saanud 9:40. Räägime Malle Koidoga, kes on siis selline mitmel rindel tegutsev noor naisterahvas, kes on jalgpalliagent ja nüüd on minu käes tema värske raamat siis Minu Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, millal sa seal olid, mida sa seal tegid, kaua sa seal olid? No sattusin sinna esimest korda aastal 2012 ja mul oligi peas selline kindel plaan, et vot nüüd on tulevad Rios tulemas olümpiamängud, on tulemas jalgpalli MM ka, isegi varem. Ja nüüd on just õige aeg nagu sinna midagi tegema minna. Kuna nagu Lõuna-Ameerika mind ka alati hästi palju tõmmanud, siis tõepoolest selline plaan tekkis. Ja noh, eks sa raamatus muidugi räägitakse sellest keerdkäikudest, et mis siis tegelikult juhtus ja mis sellest plaanist tegelikult sai. Aga jah, nii ta oli. Et olin seal lõpuks siis pausidega nii-öelda võib-olla viimase 4 aasta jooksul päris palju.
ja noh, ka praegu tegelikult tegutsen seal päris palju ja Riia on muidugi selline hästi teistsugune maailm, et võrreldes just selle põhjamaise Eestiga või isegi Inglismaa, kus ma vahepeal olin. Kus jah, isegi kui sa juba astud lennukist maha ja sa hingad seda õhku sisse, tekib täiesti teistsugune tunne. Ja loomulikult seal on nii palju huvitavat ja nii palju kirevat, et isegi mis raamatus kõik ei mahtunud. Tõesti selline ja natuke elumuutev kogemus võiks olla isegi selle kohta. No vinge, siin sa ütled tagakaanel, et see Rio de Janeirosse armub esimesest silmapilgust maagilised rohelised mäed, rannaliiv ja ookean. Kas see loodus oli see, mis sind siis armuma pani, võttis põlvist nõrgaks või oli see ikkagi nende jalgpall või olid need inimesed või mis see oli? Eks ilmselt kõik need asjad koos, aga jah, tõepoolest see loodus on midagi sellist, mis on lihtsalt alustuseks just nii palju erinev nagu Euroopast. Et jah, see esimestel päevadel oligi selline tunne, et kuhu ma olen sattunud, sa vaatad paremale, vaatad vasakule, sellised hingematvad vaated. Ja jah, et tõesti esimestel päevadel ma lihtsalt vaatasin kõike suurte silmadega ja lõpuks küsiti, et kas ta räägib ka midagi või et ta ongi selline. Ja loomulikult ka inimesed. Brasiilased on nii tohutult avatud ja nii tohutult positiivsed ja sellised suhtusaltid. Et mis isegi esimese nädalaga umbes ma oli juba tekkinud ka selline oma sõpruskond ja tegelikult paljuga neist me suhtleme siiamaani. Ja tõesti sellised huvitavaid inimesi ja huvitavaid situatsioone seal tõesti leidus igal sammul. Millised siis brasiillased on? Siis nad on avatud, on ju. Kas on nii, et lähed uksest välja ja kohe tulevad tervist, kuidas teil siin läheb? Kas ma saaksin teile linna näidata või? Iraanlased näiteks on sellised. No ma olen nii kurja näoga, et ma arvan, et keegi mulle vist ei julge öelda sellist asja. Aga tõepoolest kõik inimesed, kellega kohtu, kui sa isegi juhtud kellegagi olema samas ruumis või samas lennukis ja samas bussis, nad ikka kuidagi satuvad sinuga rääkima. Ja ei ole ka nagu ebatavaline, et sa näiteks kõnnid tänaval ja keegi tulebki nagu sinuga juttu rääkima ja et tal ei olegi nagu sealt midagi vaja, et ta nagu seal tänaval kõnnib, et ta on siuke 5 vaba minut, lähed nagu samas suunas, siis ta uuribki, et et mis teie siin teete ja kes teie olete ja tõesti mõnikord need jutt ikka venivad väga pikaks inimestega ja Brasiilias on ka hästi palju ja seda seal liiga pole hilinemist. Ja mul just tekivad praegu silma, et need pildid, kus me oleme kuskil autos ja on vaja jõuda kuhugi kell 2 kohale. Oleme kuskil liiklusummikus kinni ja siis tekib kuskil kellega mingisugune vestlus ja ühesõnaga pärast jõuad kohale kell 4. Et selles mõttes hästi, inimsuhted tulevadki nagu brasiilaste jaoks vist enne kõike muud, et kõige olulisem ei olegi nagu see täpsus ja korrektsus, vaid just selline nagu inimlik soojus, mis on mõnes mõttes muidugi hästi mõnus. No kõlab väga mõnusalt. Milline oli see kõige vägevam seiklus siis Brasiilias? Et siis sellist ühte välja tuua. Jumal. Midagi, mis kohe teistest nii eristus. Ilmselt see esimene samm, mis sa lennukist välja tegid ja või juba lennuki aknast nägid, et milline rohelus ja milline sinine valge rannaliiv ja sinine meri, et oli mingi selline ahetama panev kogemus veel? See on selline nagu väline pool. Ilmselt väga huvitav kogemus oli see, kui ma sattusin esimest korda faveelasse, mis on siis selline nagu vaeste linnaosa, mis on inimeste reeglina oma kätega ehitatud. Ja see on täiesti selline elu, mida jällegi siin Euroopas ei näe. Kus siis valitsus on minimaalselt nagu teinud seal midagi, et nende inimeste elu paremaks muuta. Nad on kõik põhimõtteliselt teinud oma ettevõtlikust ja omast tarkusest. Eks see raamatus jälle on selle kohta üsna palju juttu. Aga tõesti selline nagu Brasiilia vaesus mõnedes kohtades ja selline ebavõrdsus oli mõnes mõttes natuke šokeeriv kogemus, aga selline natuke nagu õpetav ja karvastav kogemus. Ja samas hästi inspireerivad loomulikult on Brasiilia sportlased, kes siis reeglina tulevad just sellistest raskustest ja kõigest sellest hoolimata nad lihtsalt näevad nii palju vaeva, on nii pühendunud, et siiski kuhugi oma eluga jõuda. Et muidugi see on selline asi, mis tegelikult ongi mind hästi palju motiveerinud ja just mõnikord, kui enda tekib raske, et siis mõtled selle peale, et kui raske on mõnel teisel inimesel. Nii tore, nii põnev. No kui nüüd inimesed mõtlevad, et see naine on Assa Raks nii täis sporti ja jalgpalli, siis kas see raamat räägib ainult jalgpallist? No tegelikult see raamat ei ole ikka selline puhas spordiraamat. Et ma arvan,
lugemist on nii spordisõbrale, kes tahab minna võib-olla olümpiale, jalgpallisõbrale kui ka lihtsalt inimesele, keda see Rio ja Brasiilia huvitavad. Isegi tegelikult näiteks toimetajad ja keeltoimetajad ei olnudki nagu niivõrd jalgpalliinimesed, aga nemad just nagu ütlesid just sellise nagu jalgpalli kauge kogemuse pealt, et tegelikult need spordipeatükid on nagu päris huvitavad. et ma loodan, et see ei ole selline raamat, mille lugemiseks peab olema selline paadunud jalgpallifänn. Jah, see oligi mu küsimus, et kas ma ikka võin nüüd selle lahti teha ja lugema asuda pärast saadet, et kas ma üldse saan millestki aru, kui ma olen jalgpalli kauge inimene. No vaata ja no teada. Peale spordi, jah, ma saan aru, et sind puudutasid need faveelad päris sügavalt, et nendest tuleb seal juttu sellest ebavõrdsusest, eks ole. Ja ilmselt ka ilusast loodusest ja kõigest, mis nagu silmale ilu pakub. Et kas teda võib natuke ka reisijuhina kasutada, kui teinekord Brasiiliasse minek on? No ma loodan küll tegelikult jah, et eriti just Riosse, et saab nagu sellise kerge aimduse, mida oodata. Sest tegelikult ju Riost räägitakse erinevaid igasugused õudusjutte. Kui mina siin esimest korda läksin arsti juurde vaktsineerima, siis arst ütles, et kas seal ikka on vaja minna sinna, seal on nii palju igasuguseid haigusid ja võttis mingisuguse kaardi välja, kus on erinevate viiruste levikud, kollapalavikud, denge, kõik sellised asjad, et te peate selle vastu vaktsineerima, ärge jumalast mingit puuvilju sööge, ärge juurvilju ka sööge. Ja räägiti mulle ka muid õudusid sellest, kuidas inimesi näiteks tänava röövitakse ja kõik see, aga kui sa sinna tegelikult ise kohale jõuad, siis sa saad aru, et see ongi nagu Brasiilias elavate inimeste tegelik elu. Et ei ole nii, et sind iga nurga peal röövitakse, kuskil on keegi relvaga sind ootab. Et kohalikud inimesed saavad selles kliimas elatud ja hakkama ja miks ka siis sina ei peaks saama, kui sa just kuskil vati sees kasvanud ei ole. Et tegelikult jah, Brasiilia on palju positiivsem, kui seda nagu väljaspoolt nähakse, et ei ole nii, et valitseb mingi sõjakeskkond ja kõik on hirmus segaduses. See on täiesti normaalne tavaline riik ja kindlasti soovitan kõigile. Suur aitäh sulle, Malle Koido, täna siia Raadio 2 eetrisse tulemast, keda siis jalgpall ja reisimine ja kellele Brasiilia võiks huvi pakkuda, siis minge vaadake raamatupoest Malle Koido raamat Minu Rio de Janeiro, elujanus olümpialinn. No ma soovin sulle edu, viimane päev Tallinnas, viimane päev Eestis läheb sul käima, homme siis astud lennukisse ja lendad jälle minema. No nii on, aga suur aitäh sulle kutsumast. Hästi tore igal juhul. Aitäh!